tere tulemast uude saatesse, selle nimi on Cooking with Chili Bro. See tõenäoliselt jääb ainsaks omasuguseks, kuna ma ei tea küpsetamisest peaaegu mitte midagi. Ja juhtus selline olukord, et kuna see nädal, mis ma olin üksi, siis ma viibisin väga palju mingite sõpradega. Juhtus nii, et need banaanid ei tunne ennast kõige paremini. Ja ma vaatasin neid retsepte, et mida teha nüüd siis. Ja ütleme nii, mul ei ole kõiki neid ingrediente oma kapis, aga ma tõesti tahan teha midagi nende banaanidega, kuna mul juba on. Nii, et ma lihtsalt hakkan freestylima. Esimene asi on banaanid. Algus on hea. Teiseks oli kakaod igal pool. Ma peaksin jahu panema. Nii et ma arvan, et see töötab. Võib-olla mesi on hea mõte. No, ma tõesti ei tea. Ma arvan, et siin kapis võiks olla midagi head. Neid võiks panna sinna. Potentsiaalselt. Ma arvan, et see aitaks kaasa. Küpsetuspulbrit ei ole või? No mis toimub? Äkki seda on vaja? Vot see tundub õigem. Ma arvan, et seda ma ei taha siiski. Minu esimene vaataja on juba kohal. Minu freestyle võttis nüüd väikese suuna. Ma sain aru, et ma võin lihtsalt teha muffineid ja panna sinna sisse banaani. Ma mõtlen, ma pean sinna mingeid muid asju ka panema, sest muidu see banaan tõesti plahvatab mu maitsemeeltes. Sest seda banaani on päris palju ja mind on päris vähe. Ma võtsin kausi, ma võtsin banaani. Banaan läheb kaussi. Tundub, et seda läheb vist 200 lüütit. Ma tõesti värisen oma sokkides. Ma ei kujuta ette, mis siit hakkab juhtuma. Võib-olla niimoodi. Natuke rohkem. Okei. No ütleme, et see oli 2. No see oli natuke rohkem 2. No ütleme, et see oli 2. Baking soda ja baking pulber. Seda ta ütles, ma peaksin panema ühe selle. Ma arvan. Google on mind taas kord päästnud, kuna ma sekundiks arvasin, et äkki mul ei ole seda õiget koostisosa. Aga siis tuleb välja, et mul siiski oli. Mul pole mitte vähimatki aimu, kui suur on kapp, nagu töötab selles retseptis. Nii et ma hakkan seda suhkrut lihtsalt tunde järgi panema. Ma arvan, et ma lihtsalt kallan. Ma ütlen, et suhkrut võib alati vähem panna. Ma saan alati lihtsalt tuhksuhkrut kõik üle kallata. Aga kui seda suhkrut on palju, võt see on see, kus see probleem hakkab tekkima. See retsept ütleb, et ma peaksin kasutama mingis ulmelises koguses võid. Nii et kes ma siis kasutan. Võib-olla ma lihtsalt ei tea, kuhu vaadata, võib-olla ma ei tea, mida otsida, aga seal on kirjas, et ma otsiksin vaniljeekstrakti. Ja mul ei ole vaniljeekstrakti, aga seest mul on vaniljesuhkrut, mis ma arvan, et on piisavalt lähedal. No see võib-olla on kõik, mis mul olema peaks. Ma arvan, et need kogused on väga paigast ära. Aga ma arvan, et sinna saab alati juurde panna. Ära võtta oleks keerulisem. Nüüd me asume teise kausi kallale. Sinna peaks minema mingi muna ja piim ja pinaid ja... Halb uudis on see, et ma ei leidnud seda õiget alust, milles on juba need muffini kujulised vaad olemas. Aga hea uudis on see, et vähemalt mul on muffini vormid. Ma ei tea, mida ma teeksin, kui mul ei oleks neid. Ma tõesti lihtsalt nagu loodan parimalt sellega. See kõlab nagu pomm, mis plahvatab peagi. Nii et ju ma siis tegin midagi õigesti. Ma arvan, et ma miksin selle Monstrosity vahepeal ära, enne kui ma selle muna ja piima ja mille iganes veel toon. Tundub, et sellel on potentsiaali veidi rohkem kui enne, ma arvan. No ma pean ütlema, mul endal on küll null mälestus sellest, et piim peaks minema muffinite sisse, aga tead, mida iganes, mina ei ole see kokk, see retsept on. Mulle meeldib, kuidas välja näeb. No ma ütleks, et kõik need asjad on söödavad, need siis saa olla halb. Kes see saab olla halb? Aga ma lihtsalt ei taha uskuda, et see on. Ma panin siia just banaani ja võid ja jahu juurde. Igastahes siin on see piima ja munamöks. Kui ma sain õigest aru, siis nüüd on vist see osa, kus ma segan nad kokku. Here we go, guys. Okei, kes ma lihtsalt kallan selle siia, jah, okei. Okei, see on okei, see on hea. See on hea algus. Eesti pagar praegu hüüab mu nime. No ma pean mainima, et see ei segune just kõige paremini, aga ma ütlen, et lootus sureb viimasena ja ma lisan siia šokolaadi. Ja kakaod. Okei, see on sattunud mu sõrme peale, ma just maitsin seda, ma pean ütlema, et see maitseb täiesti õigesti. Okei, mulle meeldib, kuhu see liigub. Okei, nii et kas see on... Ei, mulle vist avatud pakka.
tuleb välja, mul on ka avatud pakk kakaod, nii et me kasutame seda. Siin on isegi lusikas olemas. No, mu päev läbi saab ilusamaks. Mulle meeldib, kuhu suunas sadaneb praegu. See meenutab mulle seda ühte korda, kui ma leidsin, et mesi, hapukoor, banaan ja kakao ja seal potentsiaalselt oli veel midagi. Ma leidsin, et see kõik kokku oleks vapustav. Ja ma segasin selle kõik kokku. Ja ma mõtlesin, et ma siis proovin. Ma tegin sellest reaction videoga. Ma arvan, et see on nagu see all over again. Tookord, kui ma tegin seda, see ei olnud väga hea. Aga samas, ma ütleks, et see ikka oli parem kui mõni koolitoit. Ma tahaks jubedalt nii marju ka sinna panna sisse, aga samas ma kardan, et ma messapin terve selle asja. Ja ma igaks juhuks ei pane veel. Ma ütleks, et alati saab juurde panna. Alati saab kõike juurde panna. Näiteks praegu mul tunne, et siia on vaja rohkem jahu, sest see kõik lihtsalt ujub. Võib-olla need aitavad selle konsistentsiga. Kui juba oleks suvaliste asjade kokku segamiseks, siis ma arvan, et see mesi täitsa kuulub siia. Ma arvan, mis iganes on see monstrum, ma lihtsalt panen ahju mingi esimese tüki ja loodan parimat. Tegelikult ma valetasin, ma panin sinna võid juurde, aga see või ei ole sulanud. Nii et ma arvan, et ma teen seda Forbidden Move'i ja ma lükkan kogu selle asja korraks lihtsalt mikrolaine ahju. See näeb natukene palju lubama välja nüüd. Ma nüüd tõstan ta sinna kappi. Võib-olla ma võiksin siia panna nüüd neid marju. No see tundub õige. There you go, ma üksik muffin. No teeme siis jälle pool tundi. Meenutab ju muffinit isegi, aga ta veits mulliseb. No ma ei tea, kas see on hea või halb sain. Kas ma saan nagu... Okei, ma tunnen seda soojust. Ma tahaks nagu ampsu võtta või midagi. Mul õnnestus kuidagi sealt krabalt selline absoluutselt vapustav tükk. Ma arvan, ma panen selle kohe suhu omale. Potentsiaalselt. Aga see tundub pigem kuum kui midagi muud. Okei. See ei ole halb. See ei ole halb. Kutid. Äkki ma paneks need teised ka siis kohe ära juba või? Ma võiks sinna panna. Ma olen käinus. Okei, jah. Ma arvan, et see on see final line-up ja nüüd ta läheb ahju tagasi. Update on selline, et nad on ikka päris plahvatanud seal. Aga mis iganes. Miks need plõksuvad nagu popcorn? Gordon Ramsay armastab mind. Ma olen vist valmis sööma. Ma võtan mingi, mis on plahvatanud. Ma tõesti tunnen seda banaani tekstuuri, ma ütleks. See mari on vapustav. Ja ma tunnen seda šokolaadi. Ma pean mainima, et see tegelikult on hea. Ma olen väga üllatunud. Protsess ei olnud absoluutselt palju lubav. Šokolaad. Ja ma näen seda visiooni. Ma tõesti näen seda. Ma nagu tunnen seda visiooni oma maitsemeeltega. Üks asi, mis mulle ei meeldi, on see, et ainukene, mis näeb somewhat decent välja, on see esimene proovimuffin. Poja, mida? Ma panin kõikidesse teistesse vormidesse täpselt sama palju, kui ma panin siia. Ja, mitte kõik, aga nagu osad neist plahvatasid. Ja need, mis ei plahvatanud, on nagu ovaalikujulised. Kokkuvõtteks ma katsun samal ajal selle viimase banaaniga ära süüa. Arvestades kogu seda seiklust, mis mul oli nende muffinite tegemisega, siis nad tulid välja päris okei. Ma arvan, ma panin natukene liiga palju kakaod sinna. Jah, ma armastan kakaod, aga samas see tõesti plahvatas oma maitsemeeltes. Ma pidin päris palju piima peale jooma. Need marjad olid head. Ma arvan, ma oleks võinud isegi neid rohkem panna. Äkki ma panin liiga palju võid, ma ei ole kindel. Nad veits mullisesid seal ahjus. Võib-olla see oli sellepärast. Mul praegu oli 2 tükki üle. Ma arvan, et ma lasen oma emal proovida. Ma sõin just kõik need ülejäänud ise ära. Mis ei ole minu kohta palju. Ma tavaliselt tõesti chugin neid muffineid ja nagu saiakesi ja mida iganes. Aga see oli mu õhtusöök. Ma nüüd tõesti pean minema mingit sporti tegema, et kõik need kalorid ära kulutada või midagi. Igatahes, aitäh teile, et te vaatasite seda katastroofi sündimas.
ma luban teile, siin on väga palju videoid tulemas, mul lihtsalt ei ole aega ega motivatsiooni, et neid kõiki ära editida praegu. Aga me jõuame nendeni kunagi. Näeme siis juba mõnes järgmises videos. Tuletan taas kord meelde, palun kommenteerige, meelitage mu videoid. Öelge mulle, milline on teie kõige hullem äpardus küpsetamisel. Ma tõesti tahaksin seda kommentaaridest lugeda. Minu meelest imelik fenomen on see, et te kommenteerite ja meelitate neid videoid rohkem kooli ajal. See on tõesti midagi, mida teadlased peaksid uurima. No igastahes proovige siis parandada seda statistikat. Ja kui te tunnete huvi, siis tulge kindlasti juuksurisse. No näeme. No tšau.